hoid. On asjaolusid siin maa peal, mis hoiavad inimmasse teatud raamistikus ja väga paljud inimesed on ära pimestatud mingite tegude poolt, mida nad tegelikult siis ise teha ei tahaks, kui nad on kunagi sattunud sinna mingisse seltskonda läbi joomapidude, läbi külluslike laudade ja niimoodi nad seal redutavad aastast aastasse ja tegelikult ei anna nad endale aru, mida nad siin tegemas on ja üldjuhul on nad hävitamas nii endid, oma lapsi kui oma kodumaad ja sellepärast, et nad on lihtsalt vangis ja vangis ei ole mitte kellegi muu poolt kui ühe sellise nähtamatu tegelase nagu egregori poolt. Inimkond on läbi erinevate egregoride haaratud endi haardesse ja niimoodi on ka see üks parteid egregor hoidmas kinni siis mitmeid kümneid tuhandeid inimesi, kes siis täiesti pimesi on kuulumas nende erakondade türanniate ridadesse, sellepärast, et see egregor lihtsalt hoiab neid kinni. Kunagi on sinna astunud, et saada biolaua taha. Paljud erakonnad on tõmmanud noori läbi pidude, läbi alkopidude, läbi söömapidude erakondadesse ja niimoodi inimesed sinna luppu jäänud ja siiamaani istuvad seal, valivad neid endi hävitajaid, sellepärast, et nad lihtsalt on seal kammitsas ja nad ei julge sealt ära tulla, sest tugevaid kuulatakse ja keeratakse selga tugevatele, kardetakse. Just sellepärast inimkond ennast hävitab ja need egregorid, just sellised väga petlikud ja libekeelsed egregorid hoiavad kinni väga suuri massi, nõrku ja selgrootuid inimesi. Paraku, kui väidetavalt Eesti Vabariik ehk tegelikult aktsiaselts Eesti Vabariik taasiseseisvus, siis loodi kunagi üks suur egregor, Reformierakond, mis tegelikult on toonud inimestele väga suuri pettusi, on keeranud Eesti eluolu pahupidi, kuid see egregor hoiab kinni väga suurt massi inimkonda ja ka see tegelikult on üks väga ohtlik egregor, ehk siis sinna kuuluvad inimesed, kes üldjuhul usuvad tablameditsiini, kes söövad alkoholi ja söövad liha, ehk söövad seda mürgist sööki, mida müüakse siis igas kaubanduskeskuses. Süüdi pole see mitte Prisma, vaid süüdi on kõik need kaubanduskeskused, kes müüvad seda sama paska, sest need inimesed, kes seal käivad ja sellest haigeks jäävad, on kõik selle egregori poolt vangistatud ja paraku ennem, kui need inimesed kaineks ei saa, nemad sellest egregorist lahti ei saagi. Sõdade pooldamised on kõik selle egregori hoida ja seega need kõik NATO pooldajad, kes seda egregori pooldavad, nagu ma juba rääkisin, on jällegi sodisööjad. Sellised on need egregoride haarded ja see kõik on tegelikult toimuvas peenmaailmas ja selleks, et sealt välja saada, on vaja kõigepealt lahti saada endi deemonitest. Siis hakkab inimene aru saama, et paljud egregorid on hoidnud teda vangis aastaid otsinaid ja enamgi. Egregor on siis selline võimas energeetiline jõud, mis koondab siis inimesi ühe teatud tegevuse alla ja üheks selliseks egregoriks, mis siis tegelikult on vangistamas mitmeid tuhandeid tosinaid inimesi, on erakonnad, kes tegelikult siis on pannud päiselt pähe inimestele, on pakkunud inimestele siis mingeid hüvesid, mis siis tegelikult on inimesed pannud nagu pimesi jälgima seda egregori ja niimoodi ei mõisteta juba pikki aastaid, et tegelikult inimeste tegevus on niivõrd arulage, aga jah, see meie teema ongi nüüd, et me tahame lahti mõtestada selle, et nii paljud tegelased on siia toomas siis ka pärismaalasi mujalt, aga egregorid on niivõrd tugevad ja need egregorid, mis siis tegelikult on siin praegu hävitamas meie rahvas, meie maad, on need erakondlikud egregorid, mis siis lubavad kokku head ja paremat, lubavad inimestele iga kord ühte sama head osamanna elu, kuid elu pole muutunud, aga egregorid aina tugevnevad ja mis asi on egregor ja miks inimesed selles vangistuses istuvad, seda me praegu vaatama hakkamegi. Igatahes
enamus inimesi ei tea, miks nad istuvad selle egregoride vangistuses ja nad ei teagi üldse, mis asi on egregor. Sellest me täna rääkima hakkamegi. Saatanlik alkohol ja naftast tablad, kaks väga tugevat egregori, mis siis on hävitamas inimesi massiliselt. Selle naftatablade egregori kaudu väljub Eestist igal aastal miljard eurot ja see on inimesi justkui ravimas, tegelikult tegelemas petliku raviga. Ja jällegi on just see tablaravi, naftameditsiiniravi, see allopaatiline juudapankurite poolt loodud ravi hävitamas inimesi niivõrd massiliselt, aga egregor, see energeetiline pettekogum hoiab inimesi sellest lõksust kinni ja niimoodi inimesed tormavad ise ennast hävitama vabatahtlikult, selleks meeletult suuri summasid rahasid kulutades. Kunagi oli olemas veel hoiupank, mis on siis kasvanud välja meie nõukaaegsest hoiukassast. Ja kui inimesed hakkasid seal hoiupangas käima, siis nad harjusid sellega niimoodi ära, nad kivistasid selle egregori külge, et kunagi, kui sellest sai Hansapank, kunagi, kui see ühines Hansapangaga, jäid inimesed tiksuma siis Hansapanga külge ja lõpuks, kui see osteti ära Rootsi korporatsiooni poolt, siis inimesed käivad selles samas vanas hoiukassas edasi, märkamata, et sellest hoiukassast on saanud suur monstrum nimega Swedbank, kes tegelikult on kehtestanud Eesti kallimad hinnad, on pannud kõige jõrmimad tingimused, kuid inimesed käivad ikkagi Swedbankis ja on nõus maksma selle eest palju suuremat teenustasu kui mujal, sest vana hea hoiukassa egregor hoiab neid vangis. Kahjuks on egregoride võim niivõrd tugev ja inimesed ei ole suutnud veel aru saada, miks nad on klammerdumas asjade külge, mis tegelikult ei ole enam üldse tulusad ega sageli ka tervislikud. Üheks egregoriks on vaktsiinid selle petomeditsiini sees, mida siis inimesed teevad massiliselt. Ja nagu näha, selle egregori vaktsiinid ja tervis, selle kuvandi poolt loodud egregori ohvriteks on läinud 3 Eesti Posti töötajad, kes siis on riist väljas. Ja Eesti Post ei saa hakkama enam olukorraga, sest pooled töölised on lihtsalt siruli maas, jäid haigeks. Nagu näha, siis enamus neist egregoridest, mida siis on loodud selle süsteemi poolt, selle klanni poolt, kes inimkonda kontrollib, on tegelikult inimesi niivõrd raamistanud, et selle raamistuse sees inimkond hävineb ja inimesed ei suuda sellest aru saada, et nende valitud tegevused on täielikult vastuolus nende loomuliku olekuga, nende tervisega ja nende mõtlemisega, sest egregor tegelikult sunnib inimest loobuma tema mõtetest ja surub talle peale selle egregori energeetilise kogumi oma mõtted. Niimoodi on inimkond siis alates ajast, kui hakati elektrifitseerima riike, aktsiaseltse, kaotanud oma selget tegemisvõime ja muutunud pimedaks, egregoride poolt juhitavaks kahejalgseks. Egregor on ka suitsunarkomaania, kus siis suitsupaki peale on pandud ilusad pildid, mis siis tõmbavad ja inimene on nendest piltidest armunud, on hakanud suitsetama ja jäänud lõksu siis sellele koledale suitsukuradile, suutmata välja saada siis sellest suitsuvanglast ja niimoodi inimene ennast siis hävitab, lõpuks piinleb valude käes. Enamus suitsetajaid sureb lihtsalt väga räigelt ja enamasti vähki suurte valude käes. Kui mul oleks võimalik küsida inimeste käest, kui nad oleks nägijad, siis ma küsiksin, milleks peab jälgima mingeid egregore, kes neid hävitavad, kui need energeetilised kogumid läbi inimesi ümbritstavate teemonite on siis täielikult üle võtnud inimeste mõistuse ja suudavad
inimesi siis pannud tegema tegusid, mida nad ise tegelikult vabatahtlikult loomulikena mitte kunagi ei teeks. Nimelt ennast võrrastama, sandistama ja pikkamööda hävitama. Just niimoodi inimesed praegu talitsevadki. See egregoor on aga niivõrd võimas mõrvar, sest läbi alkoholi on teadaolevalt läbi selle võltsajaloo ära hävitatud palju rohkem inimesi kui kõik sõjad kokku, mida siis luululugu, ajalugu on kokku koperdanud. Igal juhul Alko egregoor on hoidmas raudses haardes enamiku täiskasvanud inimestest ja kõik, kes siis mõtlevad, et nad ei ole Alko egregoori sõltuvuses, paraku kipuvad iga pidupäev, iga sünnipäev, iga tähtpäev tipsutama, napsutama, läbustama, sest arusaamatus, mis toimub, ongi Alko egregoori üks ülesanne tekitada inimesest sõltuvus, millest ta ise aru ei saa. Täpselt nagu need suitsunarkomaanid, kes siis imevad neid mürgiseid kostavaid tuite. Seega siis, kui mingi rühm inimesi, kas või 2 inimest, hakkab tähelepanu pöörama siis mingile asjale, nad loovad mingis ühise tegevuse, siis tegevus hakkab saama inimeste energiat ja niimoodi koondub siis peentasandile selline egregoor, mis siis hakkab hoidma mingi aeg üleval seda tegevust ja kui inimesed teevad seda tegevust pidevalt ja üha massilisemalt, siis energeetiline kogum üha võimendub ja hakkab tegelikult kujundama siis inimeste tegevuskäituvust. Ja kui need inimesed on siis juba väga pikka aega tegelenud millegagi, käinud kuskil mingi tegevuse alustalana, on siis koos hoidnud mingeid rühmitusi, siis need rühmitused on muutunud sellisteks energeetilisteks kogumiteks, mis siis tõmbavad inimesi taas ja taas enda juurde ja seda nimetavad inimesed harjumuseks, kuigi tegelikult on see harjumus siis seotud selle egregoori poolse tõmbejõuga ja sellepärast on siis inimestel väga raske saada lahti endi harjumustest ja just need halvad harjumused ongi siis tegelikult need halvad energiakogumid, mis siis tõmbavad inimesi enda poole ja imevad sageli tühjaks nende energiast. Niimoodi on siis tekkinud väga palju egregoore, nagu te nägite, erakonnad ehk siis poliitika, kus siis tegeletakse mullide puhumisega ja kui inimesed istuvad nendes, on selle egregoori kooshoidjaks, ei taipa sealt ära minna, kirjutada lahkumisavaldusi ja lahkuda sellest monstrumlikust korporatiivsest keskkonnast. Niimoodi on kokku pandud ka väga paljud muud egregoorid nagu meditsiin, kus siis usutakse tõesti, et sinna minnes seda haiglate ja polikliinikute räiget arstimilõhna tundes ja madalat energiat tajudes, siis usutakse siiralt ja juba väga-väga pikka aega, et seal on võimalik terveneda. Ka sellest alkoholist, millest ma rääkisin, on saanud siis väga suur egregoor, mis on tõmmanud siis enda külge nii suure hulga inimesi ja peale seda, kui ta on ära hävitanud võib-olla läbi ajaloo 100 miljardeid inimesi, siis see alkohol on üks suuremaid ja müstilisemaid egregoore, mida siis üldse inimese poolt oli võimalik luua ja mille külge siis on võimalik kinni haakuda, nagu konksu otsa kinni jääda. Tegelikult on alkoholi kõrval veel üks suur egregoor, on usk, ehk siis jällegi eesti keelt vältides ja võõrkeelt kasutades religioon, siis need usundid õigemini on pannud inimesed kummardama, põlvitama mingite olematute jumalate ees, keda siis on loodud selleks, et inimesed annaksid ära siis põlvitades veel topeltenergiat sellele egregorile, kes neid niigi juba kogu aeg kirikusse, mošeesse, sünagoogi või siis templisse minnes nöörib. Ja niimoodi on tekkinud egregoorid, mis siis tõmbavad mehi ligi nagu bordellid, nagu pornosaidid
kus siis mehed kiimalistena lihtsalt kaotavad oma eluenergiat läbi üleliigse sekshulluse ja need naised siis, kes tööd pakkumas on sõltuvuses ilmselt selgelt rahaegregoorist ja seega see rahaegregoor on neid pimestamas, nad ei saa aru, mida nad tegemas on ja sellepärast on need lõbunaised, kes on kinni jäänud rahaegregoori ja on loovutanud siis selle kõige saavutamiseks nende endi kehad mingitele tüüpidele, kes on kinni siis teistes hävitavates egregoorides, on tegelikus energiavaakumis, siis imevad tühjaks need naised, lõbunaised eluenergiast ja sellepärast prostituudid väga kaua ei elagi. Ja kui me vaatame ringi, siis on egregoore väga palju. Üks egregoor siis on see lihasöömise egregoor, mida siis needsamad juudalikud klannid, kes siis on läbi koššer liha koos moslemitega, kes on siis tegelikult loodud nende leviitide ehk siis rabide juudaste poolt, on ohverdamas oma söömisharjumustega siis loomi, kus siis tekib väga palju piinaenergiat kavahhi, millest ma kohe räägin oma järgmises salvestuses. Siis lihasöömine just ongi see kavahhi tootmine ja kuna inimesed on ahelatud sööma siis kedagi elavat hingelist, kes siis tahab elada, tunneb kehalist piina, tunneb hingelist piina, ehk siis on pandud inimesed ohverdama loomi läbi lihasöömise, sellega siis toitma seda teemaliku, ilmselgelt teemaliku egregoori, mis on siis aheldanud inimesed justkui nende arvates neile maitsva lihasöömise külge. Ja väga palju egregoore on veel, nagu sport, kus siis inimesed teeb sporti tegelikult teadmata üldse, miks sport sellisel kujul, nagu nad seda tegemas on, hävitab nende tervist, sest nad ei oska esiteks toituda, nende kehad on veetostunud, hapestunud ja see sport, mida inimesed teevad, on siis tänu sellele võitlusjanu spordi, selle kuulsuse egregoorile muutmas enamus sportlasi siis santideks kohe pärast seda, kui nad on sunnitud lõpetama oma sportlasteekonna suurte vigastuste ja juba ka osalise või täieliku sannistamise tõttu. Ka need tugitoolisportlased, kes istuvad siis telekate ees, söövad kartulikrõpse ja muud jamadust, GMO-d sisse ja elavad kaasa siis nendele tohmanitele, kes endi tervist siis suurte koormustega ja just valede söömisharjumustega ehk siis olematu toitva söögi, vaid kõhtu täitva ja mürke süsivesikuid täis söögiga sportides harrastavad. Need samad sportlased paraku on pandud jooksma siis vastupäeva ehk siis kerides energiat põrgu poole ja mida rohkem inimene jookseb vastupäeva, seda rohkem ta kaotab oma eluenergiat, sest kõik energia ketrub allapoole ja allapoole minev energia ehk siis põrgulikele teemonikele minev energia on ammendamatu ja seepärast, mida enam inimene siis vastupäeva jookseb staadionil, seda enam inimene kaotab oma energiat juba seetõttu, et ta just jookseb vastupäeva. See on siis spordi egregoor, see staadioni egregoor, kus inimene siis käib ja ei anna aru, et ta teeb korraga väga mitu halba tegevust, mitte ei tegele siis tervisliku spordiga. Ja pealtvaatajad, kes elavad kaasa sageli võistlustele, on siis haaratud, nagu ma rääkisin, diivani ees esiteks endid hävitava söömise egregoori poolt ja ega sinna kõrvale käib ju ka samamoodi see alkohol ja see kaasaelamine ehk siis ka siis rõõmustamine või siis mitte meeskondlike mängude puhul, kus üks pool rõõmustab, teine kurvastab, aga üksikisikute spordialade puhul, kus on väga palju võistlejaid väga paljudest maadest ja üks on võitja, 2 tükki saavad rõhutusauhinnad veel ja alates 4. kohast ja edasi on kõik kaotajad, kellele siis kaasaelajad loovutavad väga palju energiat, sest spordi egregoor on nad niimoodi
aheldanud sporti jälgima, et nad pidevalt rohkem kurvastavad kui rõõmustavad. Neid juhuseid on veel, aga mida mina siis soovitan? Ma soovitan seda, et kui inimesed loobuvad ennekõike alkoholist ja siis saavad kaineks alles 6 kuu pärast, siis saavad hakata mõtlema, kas nende praegune käik ühe või teise egregori toitmise juurde on ikka nende soov või ikkagi selle egregori kaudu neile pähe tambitud käitumismuster, millega nad siis lihtsalt paratamatult on niivõrd seotud, et on seda pidamas endi harjumuseks. Egregorid tekitavad siis väga sageli selliseid tammiseid inimestes, et nii sünnivad ka parkimiskeenised, siis pargivad niimoodi, et võtavad üksi väini 2 kohta ära. Neid on siin päris mitmeid. Siin Mustamäe teel Uuskasutuskeskuse juures on pidevalt parkimiskohtadega väga kitsas. Sest kitsas on sellepärast, et siin inimestel lihtsalt puudub mõõdutunne ja mõõdutunne ei kao ära mitte niisama, vaid sellest suurest kammitsusest, mida siis siia vahel autona ei mahu ja siis tekitavad need inimesi uimastavad, nende mõtlemist tummistavad egregorid nagu alkohol, tabletid, erakonnad ja ostuhullused, huulepulkade, pliipulkade ultele määrimine ja kõik muu. See tegelikult on väga sageli ajusid ummistav ja ajurakke tegelikult hävitav, nii et inimkond on tegelikult, kui ausalt öelda ja mida enam vaadata, egregoride poolt täielikult ära zombistatud. Mitte kõik, aga väga suur osa inimkonnast on kaotanud nende egregoride tõttu oma aru, oma taju. On aga veel üks egregor, see on siis sõjandus, mis on suutnud läbi ajaloo kokku koondada sellisel hulgal noori mehi ja pannud nad sõdima siis omavahel üksteist taplema, et läbi selle sõjanduse on surma saanud siis natuke vähem inimesi kui läbi alko-egregori kokku läbi kogu selle luulu ajaloo. Kuid see egregor on niivõrd kavalalt paika pandud, et inimene arvates, et ta sõdib siis oma kodumaa eest, on sageli kaotanud elu kuskil kaugel väljapool kodumaa piire, sõdimas siis sõdades, mis tegelikult ei puuduta üldse ei tema ega tema perekonna heaolu ega eluliste hüvede kaitsmist. Ja need sõjardid, kes tegelikult on siis kõik allutatud rangele raamistikule, kus nende ajud on tehtud kandiliseks, pandud siis madriksisse. Need sõjamehed on siis valmis nende omade ülemuste poolt tormama kuhu iganes ja saama millal iganes kahurilihaks, ehk siis andmas elu nende eest, kes tegelikult neid sõdasid oma äridena kasutavad ja lihtsalt inimesi, reeglina valgeid inimesi siin sõdades Euroopas hävitamas on. Seega sõjaegregor on üks väga kaval egregor, mis on siis kahjuks koondanud kokku ka väga suure hulga Eesti kahuriliha, kes siis ei adu, mida nad tegelikult tegemas on, kui nad on eriti veel NATO vägedes valmis tormama, tapma keda iganes, selleks, et saada omale rinde pisikene orden. Ka ordenist on tehtud egregor, mille järgi siis tormab väga palju sõjaväelasi ja olles valmis siis selle saamiseks tapma neid, kelle peale näpuga näidatakse ja võtmas siis selle kaudu omale väga ränga karmalise karistuse, sest karma ees vastutab mitte käsuandja, aga selle täitja. Seega, nagu näeme, on inimkond täielikult harimatu. Kooliharidusest on neil kaasa antud vaid see tühi-tähi, mis siis ei määra mitte midagi ja kogu muu elu on nad tegelikult raamistanud erinevate ja siinkohal, nagu ma rõhutan, just kahjulike egregoride
kupli alla, kus siis inimene kuidagimoodi välja ei saa. Kahjuks kükitavad siis inimesed nendes kahjulikes, lausa hävitavates egregoorides seni kaua, kuni nad siis saavadki ise hävitatud läbi haiguste ja läbi siis ravide ja läbi edasise energia väljapumpamise. Üheks selliseks väga võikaks egregooriks muideks on ka Euroliit NATO kõrval, mis siis on loonud inimestele kuvandi, et see liit siis ühendab siis rahvusriike, kuigi tegelikult ta lammutab rahvusriike, hävitab siis rahvusi, segab neid ja see kuvand on tegelikult nii kõva energiaga, et sellest ei suuda siiamaani pooled eestlasedki välja tulla, ega muidu siis inimesed ei jookse valima kõik neid erakondi, kes siis Euroopa Liitu pooldavad ja siis on nõus minema NATO lipu all sõtta just meie valge naabriga, vene rahvaga, kes tegelikult on täpselt sama rahvas, täpselt samadest juurtest oleme tulnud, ida poolt oleme pärit kõik, kuid see egregoor on suutnud siis inimese ajukoore niivõrd ära pehmendada, ta ei saa enam aru, minnes sõtta siis oma tegeliku vana vennaga, ehk siis valge aarjalasest veidalikest suguvõsadest pärit vene rahvaga, teeb ta tegelikult ruumi just nendele, kes ei ole tema verevennad, ehk siis on hoopis teisest rassist, nagu praegu Euroopas näha on, türklastele, araablastele ja neegritele, kes tegelikult on inimkloonid ja polegi üldse hingelised inimesed, nii nagu väidavad paljud allikad, sest nemad on just need, kes siis toodi siia maa peale pärast ja enamus neist on siis mitte toodud, aga just kloonitud sellest samast valgest inimesest, kelle vastu praegu sõja egregoor on teist valget inimest saatmas. Kuid kas siis on ka midagi head selle kõrval, mida me näinud oleme, mida siis praegune ühiskond vorpinud on olemas õnneks ka häid egregoore, millele siis peab rõhku panema ja mida siis peab toitma hakkama. Kui me vaatame siis naisi praegu, kui me vaatame siis praegust muusikat, mis siis praegu on väga suures valikuid mängitav, vaatame siis praeguseid naisi, kes siis on tegelikult vaid passi järgi veel kandmas nime naised, kes on tegelikult võtnud sellise feministliku egregoori hoiaku, on saanud meesteks, on hakanud püksikandjateks, mitte ainult selles mõttes, vaid on püksikandjateks muutunud ka hingelt, siis mehistunud ja hakanud siis endi mehi isegi väga räigelt ahistama, sööma ja mehed on seepärast läinud egregoori sõltuvusalasse ja muutunud alkohoolikuteks. Mis aga puudutab häid egregoore, siis on hea hakata vaatama vanu pärimusi ja hakkama siis looma, võimendama neid energeetilisi kuvandeid, mis siis loovad hea aluse väärika inimese kasvatamiseks, ehk siis lastele head egregoorid, luua kodud, luua siis lasteklubid, spordiklubid, käsitööklubid, kus tehakse koos ilma arvutimängudeta, ilma telekateta, ilma iPadi söömiseta, kus siis lapsed saavad mitte ajupesu, aga saavad hakata omale looma siis andekust toovaid, andekust täiendavaid egregoore ja seega ka hakkavad arenema siis mitte sellisteks, keda saavad teemalikud egregoorid siis ära moonutada, kus siis tüdrukud kasvavad tõelisteks naisteks, naiselikeks naisteks, keda siis mehed juba peale vaadates hakkavad mitte ainult ihaldama, vaid armastama. Ja armastuse egregoor ongi siin maailmas tegelikult kõige võimsam, sest läbi armastuse sünnivad siia vaid väga tugevad hinged ja need hinged, kes siis suudavad seda maailma siis mitte ainult säästa selle teemaliku hävitustegevuse eest, mitte ainult kaitsta siis nii ennast kui ka oma sugulashingi, vaid siin areneda ja oma arenguga, oma vägitegudega
suudavad siis selle planeedi vabastada sellest teemoniku ikkest, kes siia siis Kali-Yuga ehk siis Svarogi ööajal siginenud on. Meie meeste kohustus on aga lammutada see vana meheliku mitte meheks olemise egregoor, kus siis mehed mitte enam meestena, vaid äpudena näivad ja ehitada hoopis teine, täiesti uus mehekuvand, et meie kasvavad poisid näeksid siis, et mees peab olema hoopis teistsugune, hoopis teise aadetega, hoopis kõrgema väärikusega, hoopis truum, hoopis tugevam ja vägevam. Ja seega mehed, pange nurka oma alkopudelid ja loobuge järamast laipasid, vabanege teemonitest, saage iseendaks, vabastage oma loovus ja mõtlemisvõime ning lähme edasi, hakkame looma hoopis teist ühiskonda, kus siis hakkavad meid kõiki juhtima, mitte kontrollima ega valitsema, vaid juhtima, suunama head ja elu edasi viivad egregorid. Just see ongi meie põhiline eesmärk, et inimesed saaksid aru oma sõltuvustest ja nendest halbadest egregoridest ka vabaneda oskaksid. Nii et Kali-Yuga on läbi ja kuna hakkas kosmiline kevad, siis praegune aeg on ülivõimas tegudeks. Ainult on vaja mõista, et selleks, et midagi üldse tegema hakata, on vaja maha raputada siis võltsegregooride taak oma õlgadelt, saada vabaks, tõusta põlitamast võõraste jumalate eest, ajada sirgu oma selg ja hakata siis elama niimoodi, nagu meie vanad veedadest esivanemad meid õpetanud on. Neid teadmisi on üha rohkem ja kui kedagi huvitab, siis ellamisliikumine on väga palju jagamas praegu teavet vedalike eluolude kohta, et saaks luua just neid egregoore, kus me siis tõesti saame elada ise endid juhtides ja mitte nagu praegu üha vähem ja vähem meie esivanematest, vaid nagu ennist, mitte nagu paganad, kes elasid üle 300 aasta, vaid nagu veedad, kes elasid üle 1000 aasta. Ja kui inimene vabaneb, siis tõesti kõigist kammitsatest ja jätab endale oma eluenergia, siis inimene muutub taas loovaks, jumalaks ja tegijaks, kus tema mõte hakkab kohe teostuma ja kõik, mida ta tahab, on tema enda poolt loodav. Seega inimesed, saage mõtlevateks inimesteks ja vabanege nendest võltsegregooridest, nendest ahistavatest ja hävinguste viivatest energeetilistest kogumitest, mida te siis halbadeks harjumusteks kas nimetate või isegi nimetada ei suudagi, lihtsalt taipamata, et need harjumused halbadeks harjumusteks saanuna teid hävitamas on. Olge terved ja kohtume peagi teemaga, mis siis puudutab edasist egregooride kaudu toimuvat inimeste eluenergia pihtapanekut. Kohtume juba lähipäevil, nägemist!